Jah, eks ole ju niimoodi, nagu Marju Lepaja ütleb, et kui millegagi tegeled, siis hakkad igal pool seda nägema, et tema nägi Innocentius kolmandat, eks ole, igal pool. Aga, ja mina näen riigihankeid, sest et kogu aeg vaidled ja näed neid ju nimesid, kes vastaspoolel vaidlevad. Ja kui ma alustasin riigihangetega, siis ma täheldasin seda, et see õigusvaldkond on natuke teistsugune, et sul on vastaspoolel tüüpiliselt alati eksperdid. Ja kui ma olin veel noor ja roheline, siis mind alati üllatas vastaspoole argumendid. Ma polnud sellistele vastuargumentidele enne mõelnud. Ma mõtlesin, et me läheme võitma ja siis ma näen Kadri Järginen esitab mulle mingisuguse Euroopa Liidu õiguse sellise konstruktsiooni, mis üllatas mind. Ehk siis see know-how on väga spetsiifiline, et hankeõigus on paljud jaoks tundub nagu igav, sest et on menetlusnormid, eks ole. Minu meelest riigihangete õigus on kõige seksikam õigusvaldkond Eestis ja seda lihtsal põhjusel, et ta hõlmab mitte üksnes neid menetlusnorme, et kuidas me jõuame hankelepinguni, aga ta hõlmab ju natuke ka neid hankelepingu esemest arusaamist, et seetõttu on võimalik ühel päeval tegutseda koolitoitlustuse küsimustega, teisel päeval militaarsõidukitega, kolmandal päeval rääkida sellest, kuidas peaksid sõitma bussid ja mis on liinikilomeetri hind. Siis peaks vahepeal arutlema selle üle, et kas lepingut on rikutud, ehk siis kõik need, mis puudutavad nii-öelda tsiviilõiguslikke vaidlusi ja nii edasi. Ehk inimesed, kes selles kogukonnas tegutsevad, minu meelest nagu näevad päris elu. Ehk et riigihanked ongi päris elu oma kõikides detailides. Ja ma arvan, et riigihangete kogukond on selline mõneti nagu fenomen Eesti õigusmaastikul. Ja seal on veel üks aspekt, mille juurde me ilmselt kohe jõuame, et lisaks sellele, et sinna kogukonda kuuluvad advokaadid ja paar õigusteadlast ja kohtunikud ja võib-olla Rahandusministeeriumi riigihangete osakonna ametnikud, siis lisaks sellele kuuluvad sinna üha rohkem ja rohkem ettevõtjad.